Tere tulemast kuulama Kaugen Külem podcasti uut episoodi. Mina olen teie tänane saatejuht Karmen ja minuga istub siin täna võib-olla Juhan Liivi muuseumi, kuidas ma nüüd ütlen? Juhataja Mari Niitra. Ja tere. Ning meie klassikaline tutvustus on see, et meie külaline ise räägib, kes ta on, kust ta tulnud on ja kes üldse nagu siin täna külalise toolis istub. Jah, mina olen Mari ja tõesti Juhan Liivi muuseumiga ma olen juba nii pikalt seotud, et ma ei tea, pool täiskasvanu elu, et olen 16 aastat seal töötanud, mis tähendab ka seda, et ma arvan, et see on nagu mind kuidagi kujundanud või et mind ei saa enam nagu väga sellest lahutada. Aga selle kandiga tegelikult ma olen ka huvitavat pidi seotud, et ma kolisin siia veel ülikooli ajal, hästi noorena. Kolisime maale, hakkasime lambaid kasvatama ja ma siis pikalt arvasin, et ma olen siin täielik immigrant, sest ma ise olen üles kasvanud seal nagu Kesk-Eestis, Pärnumaal ja mul ei olnud nagu mingeid teadaolevaid seoseid selle kohaga, et lihtsalt kuidagi juhtus, et ma siia Peipsi äärde tulin ja tõesti ma olin siin juba, ma ei tea, 18 aastat elanud või umbes nii, kui selgus, et tegelikult minu isapoolne suguvõsa on pärit Assikvere külast ja siis ma suutsin tuvastada, et see oli siis minu vanaisa Kaarel Kiissel, kes ei olnud mitte vanem poeg, ehk siis, et tema ei saanud talu pärida, vaid pidi endale otsima tegevust ja tema kolis siis hoopiski sinna, kus praegu on Lasnamäe, kus sel ajal oli siis selline, ma ei tea, pangapealne tühi koht. Tühermaa. Ja asutas sinna väikse pagari töökoja ja siis ülejäänud siis sealt siis see perekond siis on nagu minu isaliin, kes siis, kellest said tallinlased. Ja nüüd siis see oli minu jaoks väga selline äge üllatus, kui ma leidsin, et lõpuks ka ühe minu lapse klassikaaslane oli siis selle minu vanaisa suure venna järeltulija. Nii et ühesõnaga see, mis algul tundub, et on juhus, see lõpuks on, vaatad, et ahah, ju see siis pidigi kõik niimoodi kokku minema. Väga vahva, väga ilus algus siia. Aga nüüd kui 16 aastat Juhan Liivi muuseumiga seotud olnud, aga kust sa sattusid sinna? No võt, kuna ma nüüd just mul sai täis 25 aastat siin Peipsi ääres elamist, ehk siis veerand sajandit, terve 21. sajandi ma olen siin elanud, et alguses ma tegelikult siin koha peal nagu ei leidnud tegevust, aga ma samal ajal ei otsinud ka nii aktiivselt, sest ma tegelikult õppisin edasi muud, kui kõigepealt lõpetasin bakalaureuse, siis tegin magistri, siis ma vahepeal veel olin pikalt doktorantuuris, mis jäi pooleli küll ja mingeid asju ma natuke töötasin ka Tartus, tegin asju, aga ma mäletan, et see oligi äkki niimoodi, et mul hakkas see doktorantuuri aeg läbi tiksuma, et nüüd oleks vaja nagu kuskile ikkagi töö leida ja et tööd ikkagi, doktoritööd veel valmis ei saa. Ja mul tuli just ka hiljuti meelde, et kuidas see oli, et ma otsisin infot, et ma teadsin, et siin toimub see vanavaralaat Alatskivil ja et kust ma nagu saaks teada, et millal see on ja sel ajal ei olnud veel isegi Facebooki korralikult, eks ole, ja see info ei levinud nii hästi ja siis ma läksin valla kodulehele, et näha, kus see laat, mis päeval see on ja siis täiesti juhuslikult avastasin, et Liivi muuseum otsib juhatajat ja ma vaatasin, et et see on ju ideaalne töö, et ma olin korra seal muuseumis käinud, et see on selline mõnus, ilus, vaikne koht, kus võib-olla ma just nimelt saan oma doktoritöö ära lõpetada. See muidugi osutus selles mõttes valeks, sest et kui ma sinna tööle läksin, siis ühelt poolt on seal tõesti nagu perioode, kus võib-olla väga-väga vaikne, aga ütleme seda, et seal nagu midagi teha ei ole, seda nagu kuidagi ei ole, nii et doktoritööd ma seni ei ole suutnud ära kirjutada, et küll aga igasuguseid muid asju ette võtta kogu aeg. Kuid mis siis Liivi muuseumis toimub? Mis seal näha saab, mis seal kuulda saab?
no need, kes ei ole käinud võib-olla, ja ma tean, et hästi palju on ka selliseid kohalikke inimesi, kes ütlevad, et oi, et ma olen siit aastaid mööda sõitnud, aga nüüd mõtlesin, et tuleks ikka vaataks, ja siis nad on väga üllatunud, sest esiteks see muuseum ei ole ainult siis Juhan Liivi majamuuseum, ehkki meil on siis ka see Juhani kodumaja väga ilusasti alles, aga meil on siis veel tegelikult tohutult palju siis neid erinevaid näitusi, erinevaid hooneid, erinevaid ekspositsioone, meil on viimastel aastatel näiteks just nimelt tegime ühe suure väliekspositsiooni, mis ongi Juhan Liivi meelemaastikud, siis me nüüd eelmisel sügisel, enne jõule, hilissügisel avasime siis sellise uue püsinäituse, kus on rohkem interaktiivsust, on ka siis selliseid nagu tehnoloogilisi lahendusi ja eks me korraldame kogu aeg, et osad asjad on sellised nagu väga väärikad traditsioonid nagu Liivi luuleauhinna üleandmine ja Juhan Liivi sünniaastapäeva tähistamine ja siis koolinoorte ehtluskonkurss kevadel, aga siis on meil siis just nagu minu ajal on tulnud selline algatus nagu kirjandusfestival, mille nimi on siis Eesti kirjanik ja vastav aasta, iga kord on erinev teema ja see nüüd ei tegele siis mitte nüüd siis ütleme Juhan Liiviga või nende surnud klassikutega, vaid meil on just siis tänapäeva kirjandus, et tänapäeva Eesti kirjandus ja siis alati kutsume hästi palju paraja portsu autoreid ja saame sellise huvitava nagu ülevaate nendega kohtumistest. Ja seal me valime ka aasta kirjanikku, et näiteks eelmisel aastal Kairi Look sai oma romaaniga Tantsid olm põrandast sai aasta kirjanikuks ja ongi näha, et see teos on tõesti väga nagu hästi ka lugejad üles leidnud. Ja tegelikult siis üks suund, mida me ajame nüüd, kuna nüüd ju ütleme, meie kõrval on võib-olla Kodavere pärimuskeskus on selline nooruke alles, aga väga tubli ja algusest peale me oleme siis nendega koostööd teinud ja siis meil on ka päris palju olnud selliseid ütleme laste ja noorte asju või näiteks ka lastelaagreid, mis on siis kõik seotud ikkagi ka ühest otsast selle Kodavere keelega, et see on meile ka hästi oluline, et ühesõnaga seda kohalikku keelt ikkagi, ma ei saa öelda nüüd, et kas just elus hoida, eks ole, aga et oleks ka see teadmine, et ma arvan, et see on tegelikult laste jaoks ka oluline, et ma ei ole mitte pärit mingist suvalisest maakolkast ja mida ma pean häbenema, vaid vastupidi, ma võin väga uhke olla, et ma olen väga erilisest kolkast, siis mulle meeldib ka see kolgas tegelikult, et me ei peagi kõik olema kuskilt Tallinnast või Tallinna ümbruse magalatest pärit, vaid meil ongi midagi väga erilist siin, millest siis võib-olla, mida peaks ka lastele maast madalast nagu nina ette tooma, et sa ei ole maakas suvalisest kolkast, vaid sa oled väga erilisest kolkast. See on väga armas mõte ja väga ilus panus ja mulle see nagu paiga tunnetus, kust sa pärit oled, see meil kõlab siin juba mitmendat korda läbi ja ma usun, et see on tõesti väga oluline. Kui rääkida nüüd nendest näitustest ja tegevistest, mida see nimekiri oli ikka tohutult pikk, siis mis on võib-olla sinu kui juhataja või töötaja lemmikuim näitus? Seda on keeruline öelda, sest kuna me oleme ikkagi ka väike muuseum, mis tähendab, et meil on rahvast vähe ja tegemist hästi palju, et siis tegelikult see tähendab ka seda, et mina ei ole lihtsalt selline boss, kes ütleb, et nüüd tehke siia midagi ja nüüd ma vaatan, kas mulle meeldib, vaid et ma tegelikult olengi praktiliselt kõiki neid näitusi ka teinud, võib-olla see panus on erinev, aga iga kord olen ma ikkagi väga tihedalt sellega seotud, mis tähendab tegelikult seda, et ma ei oska öelda, mis on minu lemmik või võib-olla ma võin öelda, et need lähevad nagu, see professionaalsus nagu kasvab, et ma oskan järjest paremini neid võib-olla teha, aga nad on kõik tehtud nagu sel hetkel siis sellise parima tahtmise juures.
nii et ma jah ei oska isegi välja tuua, ma näen seal küll ka, eks ole, tagantjärele alati neid mingisuguseid puudusi ja ma ise tean, mille taha mingisugune asi jäi, aga nad on mingis mõttes nagu oma lapsed ikkagi, et ma ei oska neid niimoodi kõrvalt vaadata. Aga või kas on mõni, mille taga on mingi hästi vahva lugu või seiklus või on midagi läinud väga metsa ja siis või midagi sellist, mille üle saab kas või praegu natukene tagantjärele naerda? No üks asi on see, et mingis mõttes Eesti muuseumid on hästi sellised innovatiivsed, tahavad hästi vingeid asju teha ja tõesti, ütleme, 20 aastaga on toimunud selline tohutu arenguhüpe, et et muuseum ei ole selline tolmune koht, vaid seal on sellised põnevad asjad, aga see kõik ju tahab raha. Ja see nüüd, et kust keegi raha leiab või millega, mis rahadega ta saab näitust teha, see on väga erinev. Ja siis võib-olla mul on nagu hea lugu sellest, kuidas ma tegin siis seda praegust püsinäitust, mis jäi meil ka siis alles selle uue püsinäituse alla, et need on nagu lisakihid, aga selle jaoks siis ei olnud tol hetkel nagu mitte mingeid ressursse peale selle, et küsida Kultuurkapitalist natuke raha. Ja need rahasummad olid äkki suurusjärgus 3000 eurot, mis on väga väike raha. Sel ajal muidugi see oli Juhan Liivi 150. sünniaastapäevaks, üle 10 aasta nüüd tagasi, et siis oli see rahaväärtus võib-olla natukene teine, aga siiski oli see väga-väga väike raha. Ja ma käisin ühel koolitusel, muuseumitöötajate koolitusel, et kuidas teha ägedat näitust ja mis seal peaks olema, seal olid igasugused välismaa lektorid ja siis me käisime vaatamas Tallinna siis sellistes muuseumites, mis olid just saanud mingeid väga vingeid näitusi tehtud ja me käisime Tallinna linnamuuseumis siis vaatamas nende väga uhket ja väga kallist näitust ja seal siis vaatasin neid, ühesõnaga, et mis need üldse need eksponaadid võiksid maksta ja siis üks töötaja ütles mulle, et näiteks see vitriin siin, et see maksis 100 000 krooni ehk siis 6000 eurot, eks ole. Ja siis ma mõtlesin, et ahah, et mis siis mina vaesake pean tegema, et mul ei ole isegi nagu sellist raha, et ma saaksin ühe vitriini sellise endale, eks ole, selle raha eest. Aga siis oli seal üks kolleeg, kes oli ka Tallinnas töötas ja siis tema ütles, et kuule, aga sa teegi selline näitus, et Juhan Liivil ju ei olnudki ühtegi asja, aga tee siis näiteks osta üks hästi kallis vitriin ja las see vitriin olla tühi ja seal vitriinis sa saad eksponeerida seda kuube, mille Juhan Liiv ju teatavasti ära kinkis, eks ole, ainus asi, mis tal oli, selle ta kinkis Estoniale. Ja ma võtsin nagu see jäi mulle kuidagi nii meelde ja tõesti sinna näitusele saigi siis ka see, et ongi tühi vitriin ja seal on siis silt, et kuub, mille Juhan Liiv annetas Estonia teatrile. Aga siin selle taga on ka siis see nali just nimelt nende muuseumide erinevatest võimalustest ja sellest, et kuidas siis midagi teha ja kuidas sa siis võid nagu nii-öelda halval ajal või vaesel ajal nagu korjata üles siis mingi idee ja ikkagi siis sa saad nagu mingi efekti tekitada. Ja nüüd edaspidi on võib-olla ongi, et need võimalused on paremaks läinud ja ma olen ka nüüd saanud rohkem võib-olla siis neid suuremaid rahasid kasutada näituste tegemisel, aga seda ei saa nagu unustada, et tegelikult ka ega need suured rahad ei tee seda nagu huvitavat asja tingimata, et sageli võib-olla idee on nagu isegi olulisem, aga muidugi teostus on ka äge, kui saab kasutada nagu ägedaid asju. Nii et jah. Me juba jõudsime väga hästi siia Juhan Liivi juurde, et kui muuseum ju kannab kirjaniku nime, siis võib-olla sa kirjeldaksid meile Juhan Liivi või kui inimene küsib sinu käest Juhan Liivi kohta, siis mis sa nagu välja tooksid või mis sa räägiksid? Aga mul on jällegi Juhan Liiviga hästi isiklikud suhted, mis tekkisid mul siis, kui ma muuseumi tööle tulin, sest tegelikult see on ka võib-olla väga õpetlik lugu, et kui mina käisin koolis ja lugesin põhikoolis Varju ja õppisin mingeid luuletusi ja õpetajad rääkisid, et küll ta oli traagiline, et ta oli see vaimuhaigus
ja ta kannatas kohutavalt ja tema elu oli väga traagiline, et siis ta absoluutselt nagu ei kõnetanud mind, et ma ise nagu inimtüübina ei ole üldse mingi traagik ja mulle jäi ta nagu hästi selliseks võõraks kuidagi. Ja tõesti, kui ma sinna muuseumi tööle läksin, siis ma pigem nägin seal nagu hoopis mingit muud, nagu mulle tundus, et lihtsalt ütleme humanitaartaustaga inimesel on tore töötada muuseumis ja kui ma sinna tööle läksin, ega mul ei olnud nagu õrna aimugi, et mida ma üldse võiksin nagu tegema hakata et mis ma selle Juhan Liiviga nüüd peale hakkan. Aga siis juhtus nii, et ma olin seal võib-olla paar kuud töötanud ja ma nägin Juhan Liivi unes ja me istusime siis tema kodus seal Rehemaja köögis, mina istusin ühel pool lauda, tema istus teisel pool lauda ja me rääkisime pikalt juttu, aga kahjuks ma muidugi ärgates mitte midagi ei mäleta, millest me rääkisime, aga ma mäletan, et ta oli hästi kavala naeratusega, aga ta oli kuidagi sõbralikult kavala naeratusega ja ta, mida ma veel mäletan hästi selgelt sellest unenäost oli see, et seal oli selline tohutu nagu suitsuhais. Sest Juhan Liiv oli kõva suitsetaja, ta tõesti suitsetas kohutavalt palju, tegelikult ta suri ka kopsuhaigusesse, eks ole. Ja ma ei mäleta mitte ühestki teisest unenäost sellist lõhna, mitte mingisugust kunagi, aga et sel korral oli see suitsuhais oli nii tugev ja see ei olnud ebameeldiv, vaid just siuke nagu, et suitsetajaga ühes ruumis olles. Ja siis ma ühesõnaga ärgates olin veendunud, et see nüüd oligi Juhan Liiv, kusjuures ta on teistele meie töötajatele ka unenäos külla tulnud, et ühesõnaga ta on ikkagi väga tugevalt seal ise kontrollib seda olukorda. Aga mis nagu minu, ütleme, terve selle aja ma tegelikult olengi natuke nagu võidelnud või õõnestanud seda lugu, seda traagilist lugu, sellest traagilisest luuletajast, sest et ma avastasin ka järjest rohkem, mida ma hakkasin tema kohta uurima ja igasuguseid materjale lugema, siis ma sain aru, et see on hästi ühekülgne ja et temas on palju rohkem nagu neid tahke, eks ole. Et ta näiteks oli väga hea huumorimeel ja ta oli väga selline terane ja ei olnud ta sugugi selline norutaja, ta ise on näiteks öelnud, et mis te räägite, et vaene õnnetu Liiv, et ma olen vastupidi, suurest õnnest läksin hulluks, et kõik see nagu õõnestab seda, mida tahetakse sellist nagu traagikat kogu aeg rõhutada ja siis see tegelikult on nagu kogu aeg siin taustal see, et millega me nagu sõdime ja sellepärast mulle ka tegelikult meeldis, et see film, mis jällegi paljud kriitikud ütlesid, miks on vaja Juhan Liivist teha detektiiv, aga miks mitte, sellepärast, et jälle me natuke nagu paneme küsimärgi alla seda ühekülgset lähenemist, eks ole. Ta võis ka detektiiv olla, aga mine tea, võib-olla oli ta ka mingi kurikael, eks ole. et ta on nagu palju huvitavam inimene. Et see võiks ka olla siis see, miks ütleme see üllatus või mida me loodame pakkuda ka inimestele, kes sinna tulevad, et et Juhan Liiv oli ka selline mees, ta tegi ka selliseid asju, et ei olnudki ainult nii, nagu mulle põhikoolis, ma ei tea, räägiti võib-olla, et see on nagu selline suur tööpõld võib-olla. Kas Juhan on ennast või Liiv, mina Pärimuskeskuses töötades kuidagi tunnen, et Anna Haavast rääkides ma tihtipeale julgen kasutada nagu Anna tegi seda, et võib-olla ma siin automaatselt ütlen Juhan, aga kas ta on ennast veel kuidagi ilmutanud, endast märku andnud, teada andnud? Üks, mis on minu jaoks huvitav, et jällegi kuna ma olen võib-olla hästi avatud nagu erinevatele asjadele, et kes nüüd tuleb jälle mingi ideega või keegi tuleb mingi väga hullu mõttega, sajab järsku sisse ja tõesti mõned ideed on väga nagu imelikud ja hullud ja võib-olla ei ole üldse mingi kõrgkultuur, eks ole, aga mulle tundub, et tegelikult Juhan kontrollib seda olukorda, et kui talle ikkagi miski ei meeldi, siis seda nagu ei tule. Ja see on ka tegelikult üks teema, miks ma seda filmi arvan, et kui see Juhanile ei oleks üldse meeldinud, ta oleks märku andnud. Siis ta ei oleks laskunud seda üldse, sest selle filmil oli tegelikult väga palju takistusi, et ta üldse jõuaks selleni, et see nagu teoks saaks. Et see protsess oli ka üle 10 aasta või 10 aastat, et ju ta siis ikkagi ise nagu andis selle loa. Ja mõnikord on nii, et kuskil
uks läheb kinni imelikul hetkel ja noh, nagu sa tunned, et ta on nagu kohal, et ja noh, ausalt öeldes meil on seal hästi mõnus ja ilus ja see loodus kõik seal ümber, et noh, ma oleksin ka et mulle ka meeldiks seal kui ma Juhal oleks. Sa oled tõesti pikka aega siin elanud, on ju, nii nagu sa rääkisid ja siia tulnud ja pidama jäänud, aga mis sinu jaoks teeb sellest meie laiemast piirkonnast, see Kodavere kihelkond, kas või Sibulatee, siin meie muud külakesed on ju, mis teeb nendest kohtadest sinu jaoks eriliseks või miks sa oled siia pidama jäänud? No nagu ma ütlesin, et noh, et see ei ole suvaline kolgas, aga samas me ei peaks häbenema seda, et noh, et see on täielik ääremaa, aga ääremaal võib just nimelt juhtuda palju põnevamaid asju sageli kui siis nendes sellistes tavalistes keskmistes kohtades. Ja noh, ütleme sel ajal, kui mina olen siin elanud ja ma mäletan ka väga hästi, kui ma siia tulin, et noh, see oli veel enne Euroopa Liitu, et oligi sajandivahetus ja põllud olid kõik võssa kasvanud ja noh, kuidagi hästi metsik oli ja nüüd ma nagu näen, et noh, et see on nagu siiamaani on nagu üsna metsik, aga samal ajal on siia väga palju nagu tulnud elu tagasi, et mina nagu ei oleks nii pessimistlik, et noh, et meil nüüd kõik lähevad minema ja mida ma väga selgelt usun, on see, et inimesed lõpuks ei otsusta siia tulla mitte sellepärast, et siin on nagu head töökohad või siin on nagu mõnus elu, et kõik on noh, nagu linnas, eks ole, vaid lõpuks seda otsustab see, et kas siin on nagu päriselt mingid tähenduslikud asjad, eks ole, et kas siin on nagu see mingi sisu ja see on just nimelt tegelikult see kultuuripärand, Kodavere keel, kohalik ajalugu, Juhan Liivi jäljed, teised suurkujud, kes meil siin on, et need kõik on noh, lõpuks kujundavad selle noh, nagu selle vaimse keskkonna, kus siis nagu inimestel on tegelikult nagu tunne, et nad ei ole kuskil suvalises kolkas et see on siin väga eriline tegelikult ja ma arvan, et ka võrreldes väga paljude maapiirkondadega siin see identiteet on tegelikult hästi tugev ja ta on ka hästi mitmekesine, et noh, ka see, et meil on siin erinevad rahvused sajandeid ja noh, see kõik on selline kirju nagu kooslus ühel väga väiksel territooriumil ju tegelikult. Jah, ja see kirjusus teebki selle asja minu meelest ka hästi huvitavaks ja neid erinevaid tahkusid on hästi palju. Ja võib-olla noh, meie ju kui oma podcastiga oleme siin noored, kes toimetavad ja lalalalalala, siis ma küsiksin või noh, tuleksin tagasi selle juurde, kuidas nagu teie muuseum noori kaasab, et ma juba kuulsin siin paari asja, et võib-olla räägiks neist natukene rohkem, kas need toimivad, kas neid jätkata? No ütleme, kõige parem või selline edukam lugu ongi see, mis on meil pärimuskeskusega koos, et kuidas õpetada Kodavere keelt, et noh, et kindlasti see ei ole nagu kuidagi nagu äge, et tulge, me õpetame teile mingit murrakut, eks ole, õpite pähe kõik seda, kuidas seda käänata ja jäänata, aga et kui on nagu mingisuguse ägeda noortele huvitava tegevusega see seotud, noh, mis meil on olnud, et kunagi tegime seriaali, kunagi oleme teinud näidendeid, noh nüüd oli sel suvel oli meil see graffiti projekt, eks ole, kus tulid ju sinna palabussipeatuse peale need jälle kohalikud suured naised, eks ole. Just. Anna Haava ja Mari Vallisoo ja kes nad seal olid. Ja Kiissa Kaelu Anna. Et noh, et see on nagu üks selline asi, mis toimib, aga tegelikult noh, seda me ka unistame pärimuskeskusega koos, et tegelikult noh, me võiks imbuda rohkem veel nagu koolidesse ja hakata seal nagu seda oma mingit kultuuri ja pärimuse rida ajama, aga jällegi, et noh, kuidas seda teha ja mulle tundub, et siin juba ka midagi vaikselt hakkab kujunema, et see on selline oluline suund, et just, et ikkagi ka see noortele siis noh, et võib-olla nad ei märkagi, aga lõpuks nad kuidagi tagasi hiljem vaadates suurena nad saavad aru, et see oli ikkagi väga eriline koht, kus nad üles kasvasid.
jaa, need laagrid, ikka jõuame nende laagriteni tagasi, nendest me siiamaani kuuleme ainult head ja need teemad on kuidagi väga sobinud alati. Ja siia vaikselt lõpupoole ma küsiksin tulevikuplaanide kohta. Mis on nagu, mida tahaks ära teha, mis on, ma ei tea, lähemad unistused, kaugemad unistused? Lähemad selles mõttes on meil üsna konkreetseks juba läinud, mis natuke on kõhe isegi, et me tahame sel suvel teha teatrietendust siis Rehe all ja sellist suurt ja samas Juhan Liivi teemalist ja sinna on siis juba kaasatud siis ikkagi sellised olulised nimed nagu Pääru Oja, Kaur Riisma, kes kirjutab siis dramaturgia, meie teadur Tanar Kirs, kes siis ka panustab sinna teksti ja kes ilmselt ise ka tuleb koos Pääruga lavale ja siis on meil veel Pärt Uusberg oma kooriga, nii et ühesõnaga see on selline väga suur asi, aga see tekitab natuke sellist kõhedust, et kuidas me välja veame aga samas kui ei proovi, siis ei saagi teada. Siis ei saagi teada jah, ja praegu on tegelikult see, et meil läheb nüüd kuidagi järjest paremini, et järjest rohkem on meil külastajaid, mis on ka selles mõttes isegi nagu ebatavaline, sest et paljud muuseumid eelmisel aastal kurtsid, et külastajaid käis vähem, meil on vastupidi tõus, et siin ühesõnaga siin on nii palju erinevaid asju koos, et kuidas seda nagu hoida, et sellega jätkata, et me ei jõua kogu aeg nagu suuri uuendusi teha, aga et oleks nagu põhjust, ma ei tea, siia tulla ja olla. Ja olla, jah, just, et nii palju asju on tegelikult, mida kõike peaks nagu otsast jälle hakkama ajama. et kunagi ei saa see nagu, ühest poolt jälle tulevad mingid uued ideed ja siis proovid neid kuidagi teoks teha, osad ei õnnestu, osad siis lähevad käima ja see on siis kuidagi lõputult üks asi viib teiseni, siis tulevad jälle mingisugused inimesed täiesti ootamatult, ütlevad, aga et meil on selline mõte, et kas te tahaksite koostööd teha, see on ka hästi äge minu arust, et natukene nagu vaadata ja lasta olla ja siis nagu asjad hakkavad juhtuma. Vahva, igav ei hakka. Ei hakka, jah, seda peab ütlema. Vahel tahaks isegi, et oleks natuke igav. Kuid võib-olla on sul endal veel mõni mõte, mida ei ole saanud välja öelda, ei ole saanud rääkida, siis siia võid sa selle väga vabalt õhku visata. Ma korra mõtlesin, et äkki ma peaks hoopis sinu kui noore käest küsima, et aga mille peale sa viitsiksid muuseumis käia, et mis see oleks? Ohohoo! Äkki hoopis tuleb anda nagu sõna noortele ja siis nad ütlevad, et ahah, miks te seda ei tee? Vot kohe kindlasti ma kõigi eest nüüd rääkida ei saa, see on alati see pinge, et esinda nüüd noori on ja mis teeb muuseumi huvitavaks või just ma usun, et enamus muuseume õnneks juba liigub selle poole, nii nagu sa enne rääkisid, et nad ei ole see koht, mis on lihtsalt tolmune ja midagi ei ole, et kõik see interaktiivsus, kõik see erinevad aspektid, et ma ei pea vaatama pilte ja lugema teksti ainult, vaid on erinevad lähenemised, ma ei tea, asjad on laes ja põrandal ja seina sees on ja et mida lahedamalt on need asjad lahendatud juba, olgu see siis asetus või sõnakasutus või reklaamimine, siis kui see on nagu huvitav ja selline silmapaistev, siis tegelikult ka meile kui nii-öelda noortele jääb see silma. Vot ja mul läkski meelest ära, et ma enne rääkisin sellest uuest näitusest niimoodi üldiselt, aga meil on ka näiteks VR-prillid nüüd, millega saab Juhan Liivi pähe minna. Sa, vot ma räägin, mina ei ole ka piinlik tunnistada, ei ole Liivi muuseumisse veel jõudnud, aga ma usun, et nüüd siis on põhjust tulla, jah. Just, mina sean oma sammud teie juurde, ka kõik meie kuulajad nüüd hops muuseumisse ja siinkohal mina tõmban tänaseks otsad kokku. Aitäh, Mari, et sa meile külla tulid. Aitäh, Karmen, kutsumast. Oli väga vahva ja oma kuulajatega me kuuleme juba märtsis, ootame kevadet. Seega
minu poolt ilusat hommikut, õhtut või lõunat, ükskõik millal te meid kuulate. Aitäh!